No nii, sõbrad, aeg on taas kord sealmaal, kus varsti on siis Chef's Cup tulemas ja juba 7. korda, jah, aeg lendab. Ja igal aastal teie abiga, head sõbrad, oleme siis kogunud ka ühe toeka summa ja sel aastal läheb see summa Toidupangale. Ja Toidupangal on selline tore ettevõtmine sel aastal, kui seda on Lapsed söönuks. Ja minu kõrval seisab mees, kes ei vaja pikemalt tutvustamist, Kristen. Ja Kristen on selle toreda projektiga seotud ja võib-olla sa annad meile väikse ülevaate või seletad, mis ettevõtmine on Lapsed söönuks. Aitäh, Peeter, meid kaasamast sellesse toredasse ringi, et Lapsed söönuks on siis abikäsi meilt toiduinimestelt Eesti Toidupangale. See võib tunduda uskumatu number, aga Eestis on Statistikaameti info järgi igal päeval 57 000 last, kellel on raskusi igapäevase korraliku söögieinega. Ning Toidupanga klientidest vaid 2/3 on lapsed. Ja seeläbi me siis panemegi käe alla sellele, et Toidupanga abivõrgustiku 30% suurendada läbi selle õhtudega heategevusliku õhtusöögi. Ning jah, nii ta ongi. Ega siis nüüd meil on vaja ära loosida need alagrupid, 16 restorani on meil kirja pannud ja mõned jäid isegi meil paraku ukse taha nagu igal aastal. Aga ma ei tea, kui Kristen, sina hakkad nüüd loosiratast keerutama ja minule nimesid ütlema, siis alustame siis A-alagrupiga. Nii, Vööse. Vööse, uus tulija. Scotland Yard. Scotland Yard. Horisont. EBF ja Kõue. Dominik. Nii, siis on meil, Dominik on siis esimene liige alagrupis B. Noa. Event Catering, Kärbes Kitchen ja Bar. Restoran Vika. Restoran Musu. Ja siis meil on A, B, C alagrupp, jah. Taps. Restoran Crew. Restoran Senso. Restoran Maigraf. Viimane alagrupp C, A, B, C, D. Grand Holm Marina. Moon ja 3 sibulat. Restoran Öö ja 2 kokka. No nii, ja ega siis midagi, näeme 17 ja juba staadionil ja pange oma vorm paika. Näeme seal. Ja ühtlasi kutsuks siis kõiki toiduinimesi ka 9. oktoobril meie heategevuslikule õhtusöögile. Sellepärast, et see on ainulaadne võimalus hästi süües head teha. Katame väikese peoga suure laua.